Kui püüda Peeter Pere kunsti paigutada mingisse kunstiajaloolisse konteksti, siis sobib selleks kindlasti kõige paremini ekspressionism. Muidugi võib öelda, et igasugune kunst tegeleb looja sisemiste impulsside väljendamisega, kuid ekspressionism otsib kõige vahetumat seost kunstniku sisemaailma ja nähtava vormi vahel. Siin pole aega teose hoolikaks viimistlemiseks ja vormi kallal nokitsemiseks. Kõik tuleb pahinal ning mõistuslikuks kontrolliks pole tarvidust. Seega on ekspressionism rohkem loodusliku kui kultuurilise päritoluga. Ekspressionismi ideaalseks mudeliks on värvikarbi kätte saanud laps, kes tunneb rõõmu sellest, kuidas näpuga värvi paberile tõmmates tekivad mingid arusaamatud vormid. Peeter Pere maalides on seda looduslikust ja võib veel lisada, et see on andekate inimeste privileeg. Eks ole ju Annegi midagi loodusest antud. Tähtsaks on muutunud valgus ja vari. Võib-olla isegi mingi tehnoloogilisus on tulnud sisse. Mis nüüd puutub piltide ekspressiivsusesse, siis võib-olla see ekspressiivsus avaldub teinekord selles tehnilises arsenalis, selles võttestikus, mida ma olen kasutanud. Kuid et ma oleks nüüd ekspressionist, seda ma ei tahaks väita. Ei ole niisugust hirmsat maailmavalu, mida nendesse piltidesse olen püüdnud maalida. Võiks öelda, et mind huvitab piltides rohkem võib-olla isegi see formaalne külg. Kuna jutustus on selline, mis on iga vaataja jaoks võib-olla seal pildil isesugune. See ei ole alati üks, ta ei ole mingi legend, mida saab ainult üheselt lahti mõtestada. Töö võib alguse saada värviplärakast lõuendil. Katkenenud asjadest, segadusest oma ateljees, unenäost, ilmutusest, mingist nähtamatust puudutusest. Alati on tähtis juhus minu jaoks. Ma armastan tavaliselt teha korraga mitut pilti. Vajan neid selleks, et olla samaaegselt mitmes erinevas loomefaasis. See aitab mul hoida pinget. Aitab mul püsida kuidagi, käia tempoga kaasas. Minu jaoks tähendab see ka mitte mahajäämist ajast.
Ma ei tee kunagi ühtegi kavandit oma töödele. Tööd sünnivad mingi algidee mõjul, mis on mul olemas ettekujutuses, kuid töö lõpptulemus ei tarvitse kunagi olla seesama, millist ettekujutust ma omasin tööd alustades. On üks otsinguseeria, kus ma olen püüdnud väljuda sellest traditsioonilisemast tahvelmaalist, pannud maalid jalgadele ja loonud neile erinevaid kostüüme. Võib-olla on see sama otsing, kus ma püüan seda inimest sinna maalile tagasi saada. Tuleks leida midagi püsivat. Võib-olla võib seda nimetada ka, ma ei tea, reaalsuseks. Tuleb leida midagi reaalsusest. Võib-olla tuleb ka kunstis seda hakata ümber tegema, luua kunstnikul oma reaalsus. Peeter Pere-sugusele kunstnikule ei eksisteeri kunstiliike ja žanre. Nii ongi ta viimastel aastatel tunginud välja maali ette antud kahemõõtmelisusest, mida ta muudab reljeefseks faktuuride ja kollaažidega. Nüüd on ta jõudnud nii kaugele, et maal on muutunud objektiks, skulptuuriks või installatsiooniks. Üks ilusamaid võrdlusi sellise loojanatuuri kohta nimetab kunsti rituaaliks ja kunstniku preestriks. Nii toimetabki Pere kunstimaailmas, luues üha uusi rituaale. Kord jääb sellest maha maal kui žest, installatsioon kui altar, kord performance kui sakrament. Seejuures pole Pere ideoloog, õpetaja või didaktik, ta lihtsalt väljendab end või veel lihtsamalt öeldes elab kunstis.